Kus see Miku? Kus see Miku? Kas sa saad aru? See Lisanna ei saanudki laulma tulla, ma mõtlesin, mida me teeme, saad aru? Ja siis ma mõtlesin, äkki kutsuks selle tema venna. Aga ta vend ju ei käi enam. Ta vend ei käi enam meie juures ju laulma. Mis on sul siis? No vaata, noh. Oi, see on halb. No on jah halb. Ega sul varupaari ei ole? Ei ole hea, et ma ennast ei unustanud kaasa võtta. No mis ma teen nüüd? Kontsert ju kohe algab. Seekord oled sukkadeta. Ma ei saa, mul on jalad raseerimata. Oota. Võta see. Värvi sealt, kus sukk jookseb mustaks, keegi ei saa aru. Ja sa arvad, et see töötab või? Muidugi töötab, ma olen mitu korda proovinud. Ma teen see nii kaua lokid. Ei no olgu. Ma ei saa ju värvida, see on punane. No olen siis ilma sukkadeta, noh. Nii. Hakka tööle. No mis on nüüd? Hakka tööle. Okei. Täna jääme siis ilma lokideta. Ma teen siis endale krunni vähemalt või kammin oma juuksed ära. Kus kamm on üldse? Nii, jah. Ma siis kammin näppudega. On sul abi vaja või? Ei ole abi vaja. Olgu. Nii. Rello, 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 re, rello, rello, re, rello, 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 re, rello, rello, re. 1 minut, kiiresti! Mis asja? Ma ei jõudnud. Huulepulk, jah, kingad, jah. Nii, oota. Kas see on okei või? Kõik on väga, lähme nüüd. Lähme kiiresti, kiire. Oi, appi! Tule nüüd, me jääme veel hiljaks. Mida sa jokutad? Tule, lähme. Oota, kindel, et see huulepulk on okei, jah. Ja väga okei on. Oota, kas see Kristella siis sai lavale või mitte? Ma räägisin Lisannast. Lisannast? Lisanna ei tule, ma ütlen. Kes see Lisanna veel on? Oota, kas mina räägin esimesena või sina? Räägi sina. Mina, olgu. Tere, kallis, mine keskele poole. Tere, kallis publik. Nii suur rõõm on teid siin näha meie kontsertil ja teie lapsi on lihtsalt imeline õpetada. Jaa, see on uhkus, see on rõõm, see on nii lihtne. Jah, see on nii lihtne. Kas ei tunne nagu midagi põleks kuskil? Lokitangid. Ma teadsin, et need töötavad. Me tuleme kohe tagasi, jah. Lapsed, bänd, võtke naljanina, jah. Nii, 1, 2, 3, ja.
tere tulemast Laulupesa uue albumi ja lauliku Laulab terve maa esitluskontserdile. Teie ees on meie südamete suurimad rõõmud, teie armsad nunnud, kõlas laul Naljanina. Ma kutsun nüüd lavale Grete. Ja kõlab laul Tarkpea. Aitäh sulle, Grete. Ja nüüd mina vaatan publiku sisse, et kas teil on seal kodus üks tarkpea ja te võite mulle vastata, nagu lapsed tegid. No, ma tahan näha. Jaa, ongi teil ühed tarkpead. Aga nüüd hakkame vett pritsima. Kes on käinud spaas? Ja nemad mitte. Alles eile käisid, eks ole ju. Kõlab Jänku spaalauluke. Lapsed ette võtsid.
Liisbet. Ma olen sellele küsimusele nüüd lõpuks jälile jõudnud. 20 aastat kalateadust ja nüüd on see lõpuks teada. Lõpuks ometi oleme jõudnud jälile küsimusele, et miks inimene saab laulda, aga kala ei saa. Nii, räägi, Doris, miks? Kas Kilu ei saanud piisavalt lauluõpet, kui ta väike oli või? Ei, asi on palju keerulisem. Vaata, ma olen seda teemat juba 10 aastat uurinud ja lõpuks mul turgatas. Asi on ju anatoomias. Vaata, meil inimestel on ju häälepaelad. Meie kõris on nagu looduslik karaokemasin, eks. Aga kaladel, neil on ju ainult lõpused. Ja sellist väikest fakti uurisid sa 10 aastat või? Jaa, ma tegin isegi ükskord eksperimendi. Istutasin ühel päeval haugi ekraani ette ja käivitasin My Heart Will Go On karaoke versiooni. Nii, ja mis ta siis tegi? Hakkas laulma või? Near, far, wherever you are. Ei, muffigi ei teinud. Vaatis mind oma punnis silmadega, nagu ma oleksin ta ema panni peal ära praadinud. No ma arvan, ta oli lihtsalt pettunud, et sa vee all Titanicu laulusid, ta oleks kindlasti tahtnud Taukarit. Aga siis mul turgatas. Ma ju ehitasin uimefoni kaladele mõeldud kõrisimulaatori. Ja sa panid sellele vaesele kalale külge või? Jaa, esimesed helid olid väga palju lubavad, nagu keegi oleks lauldes suppi luristanud. Kindel, et see laul oli või? Ma arvan, pigem ta oli lihtsalt šokis. No, ma ei tea, aga midagi see peab ikkagi ju tähendama, sellepärast et kalad ei laula, kuna nad ei peagi ju tegelikult laulma. No kui mina sellise hullu kätte satuksin, siis mina hakkaks pigem kohe laulma. Igaks juhuks. No tegelikult on ju kahju ka. Eesti otsib kalastaari, jääbki nüüd tegemata. Ma pean Karelsonile helistama. Jääbki see mõte nüüd katki. Aga mõtle, kui äge see oleks, kui kalad laulaksid. Siis meil oleks altafen, sopransärg ja tenortuur. Ja dirigent Delfiin! Jaa, just täpselt. Vaata, ükskord laulab terve meri. Vaat seda ma sulle luban. Laulab räim ja laulab ahven haugikenega. Laulab siig ja laulab kõhsu kulles väike ja... Mõrtsukai hoogsalt voolab, laulu vilistab. Sprotid, räimed, kilud karbis, laulan mina ka. Lavale saabus julge ramm ja tema laul on Kalamees. Väikses paadis suurel veel, kalamees on tööle teel. Väikses paadis suurel veel, kalamees on tööle teel. Ei taga laineid suuri, ega velga maru tuuli. Ei taga laineid suuri, ega velga maru tuuli. Väikses paadis suurel veel, kalamees on tööle teel. Väikses paadis suurel veel, kalamees on tööle teel. Viskab oma õnge vette, ootama jääb oma ette. Viskab oma õnge vette, ootama jääb oma ette. Väikses paadis suurel veel, kalamees on tööle teel. Väikses paadis suurel veel, kalamees on tööle teel. Kala mängib vingerpussi, õnge otsa napsa ussi. Kalamehel tühjad pihud, kodu poole sõita vihub. Kutsun lavale Rosee. Me hakkame nüüd jutustama ühte muinasjuttu.
laval on ka imelised tantsijad Chate tantsukoolist. Ja kõlab laul 7 maa ja mere taga. Seitsme maa ja mere taga jutte on nii palju. Mõnes jutus põnevust ja mõnes jutus nalju. Kuningannad, rüütlid, haldjad, võlukepid käes. Kõike seda lugedes ma enda ees nüüd näen. Raamatutes rändan. Jutus lendan, otsin aina uut, endasse mind haarab, pildi järel pilt. Möödub terve raamat, kui üks silmapilt. Muinasjutu sees on peidus terve suur maailm, unejutte kuulan. No miks mitte suure aplausi saatele ei tule lavale hurmurid? Pole midagi ilusamat, kenamat ja suurepärasemat kõrvale kui laulev Eesti mees. Ja pange hästi tähele laulu sõnu. Suuga teen suure linna. Longin mööda tänavaid on
aitäh, suurepärane poisteansambel. Mis on veel ilusamat kui laulev mees? Kas keegi teab midagi ilusamat maailmas? Laulev laps on ka väga-väga ilus. Aga nüüd tuleb lavale ansambel 1, 2, 3 ja aplausi saatel. Kelle kui mitte noorte käes, kelle kui mitte laste käes ei oleks meie maailm. Meie maailm peab olemagi noorte käes ja kõlab laul Me käes on maailm. uksed avanevad, 1, 2, 3. Keerleb tolm, meie jalge all vaid keerleb tolm. 1, 2, 3, sammud kiirenevad, 1, 2, 3. Tuul ja torm, meid ei peata, tuul ei peata torm. Me käes on võim, me käes on maailm, on meie aeg, on meie kord. Me käes on võim ja terve maailm, on meie aeg, on meie kord. On meie aeg, on meie kord. Tom, me peame edasi minema. Ma ei saa ju, sild läks pärast sind katki. No aga hüppa üle siis. Nalja teed, ega ma mingi Spider-Man pole ju. 2 kalda vahel on mingi 10 meetrit. No aga uju siis. Ujuda oskad? Nalja teed, ega ma mingi Aquaman pole ju. Mida sa üldse oskad? Ma võin ukuleelet mängida. Seljakotid selga. Koju jää kutsuma tahan. Kuule, aitab juba. Ainult 45 kilomeetrit veel minna, siis saab 200 täis. Tuled või ei tule? Ma ei tea, vist ei tule. No miks sa siis ei tule? Tahaks pleissat mängida, tahaks
jalkad mängida tahaks. Laulda tahaks. No nii, nunnu, aga kujuta ette, sul ei ole siin ei pleissat ega ka jalkat. Sul on ainult mina ja mina ütlen, et lähme edasi. No come on, 155 kiltsa käisime ju ära. Mis see 45 ära ole? Ära nüüd kiirusta oma järeldustega. Ühel õigel mehel on sõbrad alati kaasas. No Kooteed! What? Kust te välja hüppasite? 3-4, põõsast! Terve aja matkasite koos meiega või? 3-4, terve aja! No super, nagu ansambel Apelsin, ainult matkalaul ongi veel puudu. Et seda sa siis tahadki. Siit tuleb matkalaul, bänd, 3-4. Matkata võib mööda metsaraba, läbi kõrve või siis põhjanaba. Matkata võib kiiresti või vaiksel sammul, külastada salaid, mis meeles ammu. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, meel muutub matkates nii rõõmsamaks. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, samm muutub aina kindlamaks. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, meel muutub matkates nii rõõmsamaks. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, samm muutub aina kindlamaks. Matkata võib ülene ja aasa, üksinda või võtta sõbrad kaasa. Matkata võib kiiresti või vaiksel sammul, külastada salaid, mis meeles ammu. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, meel muutub matkates nii rõõmsamaks. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, samm muutub aina kindlamaks. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, meel muutub matkates nii rõõmsamaks. Jalg jala ette liigub üks ja kaks, samm muutub aina kindlamaks. Jaanus, siia. Mida? Mida sa tahad, Peeter? Käib töö ja mine koos. Kuule, Jaanus, ma ei saa praegu eriti hästi aru. Kas sa segad tsementi või sa karjud selle peale? Vaist, Silvi Vaist. See on popballaad. Seda peab laulma ikka nagu tundega, no ikka nagu tundega. Seda tunnet sa niisama ei hakka pahteldama. Tead, Jaanus, need sinu tunded, tead, need lasevad meil varsti tere ehitusnormi mööda, kui sa niimoodi jätkad. Aga laulmine on ju tööprotsess. Vaata mind. Ma laulan, ma ehitan, ma elan. Jaanus laulab, kruvi kukub. Jaanus uilgab, telling langeb. Tead, Jaanus, kui nii edasi läheb, siis me oleme varsti nagu samas seisus, nagu Tallinnas Vabadussambaga. Noh, Tead, kui ma oleks ooperilaulja, oleks ma baronett betoneerija. ei, Jaanus, kui sina oleks ooperilaulja, sa oleksid hoopis falsettfassaaditaja. Vaat, mis sa oleks, Jaanus. Sa ei tea, aga eile tulid naabrid minuga rääkima. Ütlesid, et kuulsid mind läbi 2 seina ja ka akna. Tead, ma ei usu, et see eriti hea kompliment on. See on pigem nagu
muusika isolatsiooni läbikukkumine. Joo. Tead, alustame bändi. Paha Peitel. Sina teed rütmi. Ja mina vokaali. Ja, nõus. Aga ainult sellisel juhul, kui mina saaksin olla see osa bändist, kes on lahkelide tõttu juba lahkunud. Aga töömees ilma muusikata on nagu töömees ilma tööta. Nii? No, kas sa tead üldse, miks töömehed laulavad või? Selleks, et naabrid välja koliks või? Maailmas on nii palju muusikat. Nii palju. Ja see on meie hinges. Ja kui meie töömehed laulame, tekib majale hing sisse. Tead, kui sina laulad, tekib heal juhul siia maja kummitus sisse. Tule siia. Ma ei viitsi. Tule siia. Hea küll. Oi. No. Mis? Teeme diili. No. Kui ma kohe praegu sulle Ott Lepland ei kuula, laulan ilusti ja puhtalt ära. Ott Lepland. Siis sa ostad mulle akutrelli. Sobib, Taive? Aga mis siis, kui ei laula? Mis siis saab? No siis ma ei laula näiteks 2 päeva. Tai tiir. Sa kuula, mis vaikusesse jäi. Sa kuula. Jätame tiiri katki. Ma ostan sulle puuri. Tead, mis ma endale ostan või? Ühed maru head kõrvatropid. Sa lihtsalt ole voit, Jaanus. Lähme minema, lähme lõunale, Peeter. Lähme, Jaanus. Võta tool. Kohe võta. Tule nüüd. Mine. Lähe juba. Tule kiire. Kui on igav. Kuhugi ei ole minna maale ega linna.
udujuttu ajavad mõnikord väikesed, mõnikord suured. Udujuttu ajavad mõnikord tähtsad inimesed, mõnikord mehed ja mõnikord naised. Udujutt on üks väga vajalik jutt. Esireas on Kärt Tammur ja te kuulete laulu Udujutt. kas sa meie esimest laulupidu mäletad? Oli ju ilus. Ei tea küll, mitu korda Tuljakut uuesti lauldi. Mis? Ma küsisin, et mitu korda me Tuljakut uuesti laulsime. No Huugokene, oled sa alles ullikene, ma ütlen. No kohe täitsa jobu oled. No mis on? No mis on? Ma küsisin, et kas sa meie esimest laulupidu mäletad? No muidugi mäletan. Kuule, laulame meie laulu. Laulame. 3, 4. Laulud nüüd lähevad. Mida sina laulad? Mida sina laulad? No mina laulan meie laulu. Aga see ei ole ju meie laul. No proovime uuesti. Proovime. 3,
4. Moisaba. me sünnima. Aga see ei ole ju ka meie laul. Mis mõttes ei ole? Kõik need 50 aastat ja sa lihtsalt ei mäleta. Kõik need lauluped, kõik üritused ja no ma ütlen, ei ole inimesele aru antud. Olgu, ma lähen lauluväljakule ära juba. Näeme seal, jah? No selge. Ma lähen käin Lea juurest ka veel läbi. Kuule, Helgi, Maximas või 1,50. Odav. Täna teeme õhtusöögiks hakkliha ja kartulast. Lähme pood. Läks juba. No ma käin siis ise kohe, kui ajaleht läbi saab. Üle heliseva ilma, üle kõmiseva maa, lasen häälel lendu minna kõlama. Üle heliseva ilma, üle kõmiseva maa, kõlagu lauluhääl, kõlagu lauluhääl vabana. Tuul kannab hääled üle vee, kaugele üle vee. Keel helalt heliseb me keel, emakeel heliseb. Maa laseb kumiseda lauludeni edasi. Hääl, vaba hääl jääb, vabaks jääb. Üle heliseva ilma, üle kõmiseva maa, lasen häälel lendu minna kõlama. Üle heliseva ilma, üle kõmiseva maa, kõlagu lauluhääl, kõlagu lauluhääl, kõlagu laul vabana. Kõlas laul Üle heliseva ilma ja teile esitas seda kvintett. Kutsun lavale Ruti ja Chatee tantsijad ning lauluks on Kaitseingel. Keegi kõndis unenäos mul, ütles vaikselt nii. Ära kaota usku endas, mitte iialgi. Tuli öösel, tuli teisel, paitas jällalt peal. Tundsin esimesel hetkel, et ta soovib head. Ta laulis la la liidu la 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 liidu la
nii mõnigi laul sellel plaadil on kirjutatud pühendusega ühele kindlale lapsele ja järgnev lugu seda ka on. Gloria, palun sind lavale. See on Gloria sünnipäeva kingitus, ilmatu suur ilm ja just sellisena ma Gloriat näengi. Palju maitseid, mida proovida on vaja. Nii palju maid, kus mu jalg ei ole käinud veel. On palju metsi, kus on isemoodi kaja. Ja nii palju tundeid, mida tundnud pole meil. Lõputult on pilvi, mida loendanud ei ole. See maailm, see ilmatu suur ilm, see maailm mu ees. See maailm, see ilmatu suur ilm ja mina justkui säde selle sees. On palju kingi, mida kandnud veel ei ole ja nende lõputult on laule, mida laulnud veel ei ole. Nii palju rütme, mida tajun pole veel. Hüüab mul elu, julgelt tule, tule, tule. Haara kinni kõigest, mida tundnud pole veel. See maailm, see ilmatu suur ilm, see maailm, mu ees. See maailm, see ilmatu suur ilm ja mina justkui säde selle sees. See maailm, see ilmatu suur ilm, see maailm mu ees. See maailm, see ilmatu suur ilm ja mina justkui säde selle sees. See maailm, see ilmatu suur ilm, see maailm mu ees. See maailm, see ilmatu suur ilm ja mina justkui säde selle sees. Aitäh! Uskuge mind, laval läheb aina kuumemaks ja ma usun, et ka teie südametes. Lava vallutavad noormehed ja tantsupoisid. Ja nüüd kohe-kohe algab meil siin keeristorm. Me päev on väga pikk,
tormine on. Seda julgust, mis meil on, ei ole tarvis peatada. Muud kui kerist on, ei soovime kaotada. Rauda, mis on kuum, on vaja targalt taguda. Õigel hetkel ilmuda, õigel hetkel kaduda. Seda julgust, mis meil on, ei ole tarvis peatada. Muud kui kerist on, ei soovime kaotada. Rauda, mis on kuum, on vaja targalt taguda. Õigel hetkel ilmuda, õigel hetkel kaduda. tere, hea televaataja, mina olen saate Siia-sinna läbi linnakokk, mina nipend-täpelt, kipeld-käpeld, niksid-näksid saatejuht Miina Merevaik. Mul on täna tõeliselt suur rõõm tervitada meie tänast külaliskokka, daamid ja härrad, otse Itaaliast, Europe Masterchefi võitja Nicoletta Portobello. Hello, it's so nice to meet you. Hello, hello, very low. Ma tegelikult ei räägi inglise keelt. I'm sorry? I'm Minna, aga ma ei räägi no speak English. Capisci italiano? Oui, oui. Fantastico. Quindi la prima cosa da fare di tare patelle. No nii, meie kokk siis alustas ja mina tõlgin sulle, kallis televaataja, et mida me siin stuudios siis kah täna teeme. Täna teeme me klassikalisi pannkooke, kuigi hetkel hakib Nicoletta kurki. No kes neid itaallasi siis ikka võib ette aimata? Kuulame siis natukene seda ilusat itaalia keelt ka. O sole mia, o mia sole. Kallis televaataja, ära ehmu, see ei olnud National Geographicu dokumentaal eeslitest. Nicoletta hakkas lihtsalt laulma. Cari amici, sono così felici di cuccare con voi. Nicoletta tunnistab praegu ausalt ülesse, et ta ei teagi pannkookide retsepti. Täpsemalt tunnistab ta ülesse, et ei tea mitte ühtegi retsepti. Ja nüüd ta ütles, et mul on ilus kaunis laulhääl ja nüüd ta tunnistab, et ta ei olekski pidanud seda kokasaadet võitma. Ja nüüd oli mingi tõlkimatu itaaliakeelne sõim ja nüüd ta laulab meile veel ühe loo. Nicoletta, cosa? Sing. Lascia, scio pianga. Mul on karupüksid. Mio cruda sorte. Ma ei armasta sind, baby. Esce sospre. Kus on mu vikad? Ma pean minema tagasi tööle. Liberta. Aitäh sulle, kallis Nicoletta, armas stuudiopublik ja hea televaataja. Teeme Nicolettale veel kord ühe suure aplausi. Go. Go away. Yes. Go. Go. Vaat nii viib juhtuda, kui võidab Masterchefi saate. Samas, kui mõni teine ukse taha jäi ja oli sunnitud oma väikses riigis alustama ühe lolli nimega kokasaadet. Kuigi Nicoletta meile pannkoogi retsepti jagada ei osanud, siis ma olen vägagi kindel, et mõni teine osaleja oskab. Mina olin Miina Merevaik ja eetris oli Siia-sinna läbi linnakokk, mina nipend-täpelt, kipeld-käpeld, niksid-näksid. Kohtumiseni juba järgmine nädal. Mõni ei oska pannkooke teha, aga meie oskame isegi pannkookidest laulda. Kõlab pannkoogipäev. Tulge teeme kooki, täna selleks ideaalne päev. Astume kõik kööki, võta taskust välja käed. Tulge teeme kooki, lõbus osav on alati me koos. Astume kõik kööki, laval ootab piim ja moos. Lisan suolajohu
maitsen veidi, maitsen veel ja miskit puudu siin. Lisan piima juurde, kaussi suurde ja pisut nii. Seega maitsen veidi, maitsen veel ja olen rahul siis. Lisan soola jahu, sulle kõid ja mune kokku viis. Seega maitsen veidi, maitsen veel ja miskit puudu siis. Lisan piima juurde, kaussi suurde, jahu pisut nii. Seega maitsen veidi, maitsen veel ja olen rahul siis. kõige parema taigna tegi teile solist Sofia. Lapsed, kas teie juba teate, kelleks teie tahate saada? Ei tea, eks ole ju. Mina juba tean, kelleks mina tahan saada. Kui mina kasvan nüüd suureks, saab minust Airi Liiva. Ja laulu nimi ongi Kelleks tahan saada. Kelleks tahan saada, kui kasvan suuremaks, kes küll minust saab siis, kui ma pole enam laps. Kelleks tahan saada, kui olen täitsa pikk, kui on käes see magus ja helge tulevik. Ilmselt olen lendur või juuksurmeisterkopp, vahel hambahaldjas ja vahel jõulusopp. Moedisainer vinge või ärihainituus, mõni soov on kindel ja mõni täitsa uus. Kelleks tahan saada, kui koolis ma ei käi, kes küll minust saab siis, kui mu pea on tarkust täis. Kelleks tahan saada, kui kindel on mu meel, kõnnin omaenda unistuste teel. Ilmselt olen lendur või juuksurmeisterkopp, vahel hambahaldjas ja vahel jõulusopp. Moedisainer vinge või ärihainituus, mõni soov on kindel ja mõni täitsa uus. Ilmselt olen lendur või juuksurmeisterkopp, vahel hambahaldjas ja vahel jõulusopp. Moedisainer vinge või ärihainituus, mõni soov on kindel ja mõni täitsa uus. Mõeldavalt, kui oleksin ma sportlane nii suur, jookseksin ja suusataksin kiiresti kui tuul. Või siis hoopis õpetaja, range vinge hea. Kõik mu loodud laulud, salmid oleks lastel peas. Kelleks tahan saada, kui kasvan suuremaks, kes küll minust saab siis, kui ma pole enam laps. Kelleks tahan saada, kui olen täitsa pikk, kui on käes see magus ja helge tulevik. Ma teadsin, et sa tuled. Sest et te olete selgeltnägija. Sellepärast jah. Sellepärast, et minul on väga vana trepp ja sinul väga raske samm. Kuidas ma saan sind täna aidata? Ma tulin oma tuleviku kohta küsima. Nimelt ma tahtsin teada, kas mul on võimalust laulmisega kuskile jõuda. Praegu ma laulan kogu aeg igal pool. Duši all, karaokes. Kord pidin isegi töökaaslas juubeli Liisi Koiksoni laulu laulma ja... Ja jõhtar kukkus pähe! Kuidas te teadsite? Noh, sellel videol on üle 50 000 vaatamise YouTube'is. Aga kes see arvab, et on see, et laulab nagu Celine Dion, aga kõlab hoopis nagu katkine blender.
Klaaskuul vastab, et see oled sina. No eks mulle on öeldud jah, et mul on omapärane hääl. Ma näen sind laval. Sa laulad seal ja publik seisab püsti. Plaksutab. Ei, põgenevad. Okei, veider. Aga kas ma Superstaari saatesse saan? Oota, las ma vaatan. Ma näen, et laul saab läbi. Kohtunikud seisavad püsti. Kogu saal seisab püsti. Maruline aplaus. Ja kõige kõvemini plaksutad sina. Sa istud 5. reas kohal number 17. Kas ma ei saagi siis kuulsaks? Saad. Sa saad väga kuulsaks. Peagi postitad sa interneti oma laulukaveri. Eestlane olen ja eestlaseks jään. Aga sa laulad seda džässi võtmes. Kohutavas džässi võtmes. Eestlane olen ja eestlaseks jään. See video saab üle 2 miljoni vaatamise ja peaminister astub tagasi. Aga ma näen, et sa laulad duetti Ivo Linnaga. Päriselt kui lahe. On tõesti. Esimesed 7 sekundit. Siis tulevad turvamehed ja eskordivad sul lavalt minema. Tundub, et selle laulmisasjaga peab ikka katki jääma. Kõik tänasest päevast ei laula enam mitte kunagi. Aitäh teile. Te olete tõesti võimas nõid. Kerli, tšau. Kuule, su naaber käis just siin. Ära muretse. Rohkem ta sind enam kell 6 hommikul oma dušialuste kontserditega ei üllata. Kuule, mis sa muidu reedel teed? Ja muidugi saame kokku. Ja tšau, tšau. Mööda jälgi tumedaid tuul otsib oma samme. Häälel vaiksel kumedal ta loitseb sulle õnne. Kuule, kuidas salaja ta annab sulle vande. Häälel vaiksel kumedal ta loitseb sulle õnne. Tähis taevas säravas nii kingutab su unne. Pimeduses vajavas ta loitseb sulle õnne. Kuule, kuidas salaja ta annab sulle vande. Häälel vaiksel kumedal ta loitseb sulle õnne. Vaata, kuidas heledalt ta läidab kogu taeva. Kingib sulle vabadust ja kingib sulle aega. Leevendab su muresid ja leevendab su vaeva. Lennutades kõrgele kui udus pilvelaeva. Vaata, kuidas heledalt ta läidab kogu taeva. Kingib sulle vabadust ja kingib sulle aega. Leevendab su muresid ja leevendab su vaeva. Lennutades kõrgele kui udus
kõlas Õnneloits. Ja Õnneloits oli just nendele lastele loodud laul. Või noh, mis lastele enam. Nendele sõpradele loodud laul. Lavale jäi Krislin ja tema õpetaja ja sõber Triin. Järgmine laul kannab pealkirja Kuula mind. Ja see laul on ka just Krislinile loodud. Kuula mind, kui mu ümber kajab vaikus. Kuula mind, kui ma siia üksi jään. Kuula mind, see mu hingele kui paitus. Kuula mind, minust läbi just kui näed. Kuula mind, kui sa näed sinu poole tõstan käed. Kuula mind, lasen vaikusel end kanda. Saadab kuula mind, tahan sulle ära anda veidi end, veidi pilvi, veidi kuud. Kuula mind, mul on hääl, lasen kanda. Kuula mind, kui mu ümber kajab vaikus. Kuula mind, kui ma siia üksi jään. Kuula mind, see mu hingele kui paitus. Kuula mind, minust läbi just kui näed. Aitäh! Aitäh sulle imeilusa tantsu eest, Anna-Liisa. Nii tore on, et meiega alati tuleb Chatee kaasa, et kui me palume, neil on kohe tantsijad varnast võtta. Lavale tuleb ansambel Kvartetika. Ja uskuge, ka nemad võivad teid nutma panna, nagu mind eelmine laul. Laulu pealkiri on Endaga.
endaga hea, ole endaga aus, vahel lihtsalt ei vea. Vahel tuleb teha paus endaga oled algusest kuni lõpuni. Kannad ennast edasi, sinust keegi ei tea, kui sa ei tea iseend, sinust keegi ei tea, kui sa tähtsaks ei pea end, pole ühtegi meest, kui sul endal on hea, siis pead lugu kõigist meist endaga oled algusest kuni selliselt mind just ilma loodi, maailmale kingiks toodi. Selliselt mind just ilma loodi, maailmale kingiks toodi, ilma peale nii. Ole endaga hea, ole endaga aus, vahel kõike ei tea, vahel tuleb teha paus. Ole endaga hea, ole endaga aus, vahel lihtsalt ei vea, vahel tuleb teha paus endaga oled algusest endaga hea. mida pekkine? Pekkine! Olemegi siin või? Oleme jah, näe. Sul kombeid pole tutvustatud ennast. Sorry, mul läks Ei ole jah, näe. Okei, näe. Ma olen kelm, näe. Nimi räägib enda eest, näe. Aga ei, tegelikult väike trikk, väike nipp ka, näe. Kui papist ilma jääda, siis süüdi, näe. oled jah, kelm, aga ma olen Kulme. Muidu olen Timo, aga kui hüüdnimede andmiseks läks, siis sain Pikipilongi ja Kelmilt sain. Kulm oli rullis ja nüüd olen Kulm. Aga meile meeldib laulda ka, näe. Meeldib, miks ei meeldi? No näiteks seda laulu, noh see 1, 2, 3. Sidur, pidur, gaas, gaas, sidur, pidur, gaas, kõik gaas, sidur, pidur, gaas, gaas, sidur, pidur, gaas. Ja see oli ka, tead, mulle meeldib see ka, see. Mul on Bemmil uued kummid. Mul on Bemmil uued kummid. Oja. Ära seda laulu unusta, näe see. Sul on kõige kaunim konn. Kann. Konn. Konn! Davai, mees. Oi,
ja mulle meeldib see ka, see Volge Mersu 600-ne kamraad. Teavad kõik maailma naised, et ma veidi huligaan. Oi, üks õhtsa praegu. mulle meeldib see totaks titeks ka, näe. Mulle meeldib see kiiskirjut tantsuna. Vot siin on vana bänger ju. Aga paneme tule kohe käima. Mul läks kurku minnes. Tea, mis ükskord unes nägin või? Nägin unes, et ma kassna, ma keerutasin niimoodi tantsuna. Tead, mina nägin ükse unes Elina Borni. Vaat see oli siuke kiisu ja keerutasin. Oh, moon oled või? Mis? Siin on lapsed, näe. Ma rebelda, mitte nii rebelid, näe. Ja, aga mis ma paratus on, mida ma unes näen? Unes võid sa igasugu asju näha, näe. Ära tututud toru. Ta võib ei viitsi enam. Ma hakkasin parklasse, kes sest 10 ringi ära trihtib, see auhinna, näe. Mis auhind on? Õtse Kairi Liivaga, näe. Anna, miks sa kohe ei öelnud? Kurat, Airi Liiva on mu iidol, sa ei kujuta ette, kurat. Või sellega tahaks küll ikka selline kuradi konn. Läbi uduse õueni hämara, hiilin silmade poole, mis säravad. Palun ära mind ülesse ärata, tahan kõndida ära ma. Üle tormise mereni pimeda, keegi hüüab mind paljult mu nimega. Selle lõputu unenäo imega, tahan kõndida minema. Selles unenäos kõik on veidrad, toodi sammu järel samm, mind siia toodi. Aitäh sulle, Liisa! Laulu pealkiri oli Unes. See oli väga unenäoline.
ma sooviksin tänada meie tantsuõpetajat ja treenerit Kertu Valjalat. Tõuse hetkeks püsti, me lehvitame sinuga. Kertu, tule püsti. Kõik ilusad liikumised lauludele õpetab meile tema. Kertu, sa oled osa meist ja meile väga armas. Suur tänu sulle. Aga vaatame, milline on siis teie ja meie igapäevaelu. Hallo? Ralf, mis mõttes? Ma lähen tunniks ajaks proovi ja sa ei suuda ja te ei suuda omavahel läbi saada. Anna telefon Kristofferile, palun. Jah, Kristoffer. No ükskõik, et tema alustas, sa ei tohi oma venda arbuusiga visata. Jah, ei tohi jah. Nii on lihtsalt, noh. No siis lepite niimoodi kokku, et mängite korda mööda. Kõigepealt üks ja siis teine. Jah, palun anna telefon oma õele, palun. Jah, Johannale, jah. Johanna, sinu ülesanne suurema õena on teha nii, et nad ei kakleks kogu aeg, noh. No mis mõttes? Mis mõttes teil ei ole süüa? Ma alles eile tegin ju. No vaata külmkappi. Vaata poti sisse, palun. Jah, on tõesti. Tee ta siis soojaks ja käi ronnuga ringil ka ära, on ju? Jah. Ei ole niimoodi, et alles eile käisid. Koeraga peab iga päev õues käima. Jah. No olgu. Võid ühe jäätise osta. Ma kannan sulle raha. Jah. No tšau. Ei, ma ei luba sul Hansu juurde minna. Eelmine kord läksite peaaegu kaklema. Ei ja kõik. Ma ütlesin ei. Oota, ma pean nüüd panema ära. Tšau. Noh, poeg. Ei, mees. Tead, see lastevanemate ansambli proovtulek tundub alati nagu mingi võimatu missioon. No on tõesti. Mina ütlesin kohe, et mina ei tule sinna ansamblisse, et mina ei oska laulda. Ja siis hakkas see dirigent ajama, et ei, sinul on nii palju lapsi, et sinu häälepaelad on ju kogu aeg kodus soojas. No, minu häälepaelad on nagu 2 katkist uksehinge. Üritan küll neid omamoodi soojas hoida, aga noh, ammu pole normaalselt laulda saanud. Kuigi, kui juba 5. korda päeva lõpuks saab hüütud, et kes toppis minu rahakoti WC-potti, siis noh, võib-olla on õhtuks hääl tõesti lahti. Ei no päris hea hüüdlause sul. Mul on ka õhtuti selline kontsert seal. Põhilised laulud on siis näiteks, et ma ei taha magama minna ja et mina ei teinud. Ja no, minu isiklik lemmik on muidugi, et tema alustas. Issand, ära anna mulle ideid. Varsti lasen muidu veel albumi välja. Laulutemmele vol 1. Jah, esimene laul. Unelaul kell 22.15. Remix koos nõudepesumasinaga. Ja teine. Kas teil hooaega saaks juurde featuring Lego jalgastumine? Jah, ja hit-singel. Ma loen 3-ni. Live-versioon otse autost. Tead, kui me selle lastevanemate ansambliga laulupeole saame, siis me vääriks mingit puhkust lähimas spa-hotellis või vähemalt natukenegi vaikust. Vaikust? On sul alles ulmelised soovid? Mina sain neile 4 minutit vaikust. Mõnus oli. Istusin, tegin teed ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, miks selline vaikus. Läksin siis Kristofferi tuppa, vaatasin, oi, poiss istub rahulikult, teeb endale näomaski PVA liimiga. Oh! Sul siis ei ole kappidel laste lukku või? No muidugi on, aga mis last see üldse kunagi takistanud on? Ma ei saa isegi neid lapse lukke lahti, aga Kristoffer läheb, teeb tšiuh-tšauh ja ükski uks ei jää tema ees suletuks. Noh, kusjuures neil on lasteaias mingi etendus ka praegu. Jussikese 7 sõpra. Arva ära, keda Kristoffer mängib. Jussikest? Ei. No, neil on siis, Kristoffer mängib siis sebra. Jussike ja 7 sõpra, seal ei olnud sebra. Muidugi ei ole seal sebra, aga õpetaja ütles, et rühmas on nii palju lapsi, et ta pidi improviseerima hakkama. Jah, no neil on mingi keelekümblusega segalasteajad üldse, ma ei tea, see tähendab vist seda, et pooled tegevused on inglise keeles. Ja siis see õpetaja ütles, et Jussike on ajast ja arust ja et meil on etendus Justin's Week ja Justin mängib seal siis, ja Kristoffer mängib siis seal Justini parimat sõpra sebrat. Appikene, kuhu me jõudnud nüüd oleme? Ära isegi hakka, noh. Päris. Jälle mingi jama. Ja. Hallo? Mis mõttes? Sa lasid Loreeni õue. Katki. Sul on iga 2 kuu tagant jope katki, Johanna. Loreen on praegu koduarestis. Mis mõttes sa lasid ta välja? Oota, mis asja? Oota. Johanna. Tal on homme võistlused. Sa ei lase teda niisama lihtsalt õue. Õmbleb sul varuga tagasi, vanaema. No ta saab küll hakkama, ja.
laulab terve maa. Airi, on aeg tänada meie lauljaid, meie bändi, meie häid sõpru. Sellel ajal, kui mina tänan neid inimesi, kes on nii suureks abiks olnud, ma palun, et lavale tuleksid kõik täna esinenud lapsed. Ja kõik lapsed, kes täna ei esinenud, tuleksid siia lava ette tantsima. Olete väga-väga oodatud ja palutud. Meie aga teeme suure aplausi meie bändile Klahvidelt Hemuri Sulamanitše. Tšellol Oolja Raudanen. Kitarril Erki Sepp. Bassil Indrek Mällo. Trummidel Margus Tammemägi. Ma arvan või olen südamest tahan, et me teeksime veel ühe suure aplausi ühe korra veel Temurile ja Erkile, kes on põhimõtteliselt terve selle plaadi peaaegu need minu laulud aidanud ära seada. Ja nendel on väga-väga tähtis roll, et need laulud on just sellised, nagu nad on. Aitäh teile Temur ja aitäh teile Erki. Väga ka mitmete lugude arranžeerija on olnud Risto Virkhausen. Teda ei ole siin, aga teeme talle aplausi. Ma tänan sind, Elina Kasesalu, kes sa selle esikaane kujunduse tegid. Ma tänan sind, Piret Laikre, kes sa aitasid mul laulikusse noote toimetada. Ma tänan sind, Anneliis Kilk, kes sa kõik tekstid üle lugesid ja kõik omad õigesse kohta panid. Ma tänan sind, Kertu Valjala, et sa meie lauludele nii ilusad koreod teed ja need lapsed laval veel rohkem särama paned. Ma tänan sind, Eliise-Kristin Jörberg, et sa tegid laulikusse nii ilusad ja nende lauludele sobilikud ja super hästi kooskõlas olevad illustratsioonid. Ma tänan sind, Kadi Romet, et sa aitad mind alati, ükskõik milline kunstiline küsimus mul on päeval või öösel. Ma tänan sind, Katrin Käis,
et sa alati käid ja meie lapsed pildile püüad. Ma tänan südamest minu armas perekond. Aplaus teile. Aitäh Rein, aitäh Raul, aitäh Rain, aitäh Raju, aitäh Ramm, aitäh Kaja, aitäh Eve, aitäh Annika. aitäh, Liisa. Aitäh, Liisa. Mul ei läinud Liisa meelest ära. Ma tahtsingi ta öelda viimasena. See on eriti pidulik. Mitte midagi ei jõuaks lavale, kui ei oleks laulupesa suurepäraseid õpetajaid. Me oleme üks perekond ja see, mida teie teete igapäevaselt, on lihtsalt vaimustav. Ma tänan sind, Liis Pärn, ma tänan sind, Triin Norman, ma tänan sind, Krista Kübar, ma tänan sind, Kaarel Orumägi, ma tänan sind, Kristel Kruus, ma tänan sind, Mari Ronimois, ma tänan sind, Anna-Lea Haamer, ma tänan sind, Mark Oja, ma tänan sind, Kristi Jörberg, ma tänan sind, Raina Luht, ma tänan sind, Marit Laur. See ongi kõik tänu teile ka. Aplaus õpetajatele. Ma tänan südamest meie, ma tahaks juba öelda, ma ei tea, kas tohib öelda, aga Ihu helitehnikut, helimeistrit Sten Arvit. Aplaus. Vaadake, ta lehvitab sealt tagantpoolt. Ma tänan meie valgustajad täna. Aitäh sulle, Matjas. Aitäh sulle, meie lavakäsi. Happy. Vaata, kui mõnel on juba hüüdnimi, siis ega päris nime ei tulegi enam meelde. Aga ta on happy selle üle, et ta on happy. Iga kord, kui on mõni suur kontsert, ma unustan kellegi ära. Aga ma arvan, et täna ma äkki ei unustanud. Aitäh hooandjad, aitäh lapsevanemad ja aitäh lapsed. See kõik on loodud tänu teile ja nautige seda. Suur tänu. Laulab terve maa.